Tänane loeng tuleb meil teemal keemiline kineetika. Räägime siis erinevatest reaktsiooni mitte ainult kiirusest, vaid ka mehhanismidest natukene ja erinevatest teooriatest, mis kirjeldavad reaktsiooni kiirust. Kõigepealt tõdeme seda, et keemilised reaktsioonid on väga erineva kiirusega, alates siis erinevatest plahvatustest. Siin on toodud siis mingi foto mingist öisest õhkamisest, kus siis on mingit maja lammutatud. YouTube on täis videoid sellistel teemadel, kuidas need majad kokku kukuvad, kui neid dünamiidiga või millega iganes tänapäeval õhku lastakse ja vahel ka ei kuku kokku. Neid võib vaadata. Ja näide ühest aeglasest reaktsioonist, see on õpiku näited mõlemad. See on siis foto Titanicu ninast, seesama koht, kus kohas seal filmis nad seal ees seisavad, see kõige klassikalisem kaader, ilmselt mida te kõik mäletate. See on see reaalne nina, tähendab nii, nagu ta siis mõni aasta tagasi, võib-olla juba rohkem, võib-olla 10 või rohkem aastat tagasi, siis tegelikult välja nägi. Ja roostetamine on selline klassikaline aeglane protsess, roostetamine võib võtta päevi, aastaid, sajandeid. Meil on siis oluline teada, kuidas moodi reaktsiooni kiirust väljendada, kuidas seda mõõdetakse ja loomulikult sageli pakub huvi reaktsiooni kiiruse mõjutamine. Kas siis on reaktsioon liiga aeglane või vahel ka on reaktsioon liiga kiire, roostetamist me tahaks teha veel aeglasemaks. Ja vahel mõnda teist protsessi ka, et siis kiirusega võiks öelda, et väga harva oldakse rahul. Enamasti on siis midagi sellega vaja ka ette võtta. Ja defineeritakse reaktsiooni kiirus selliselt, et see siis väljendab, kui kiiresti lähteained ära kulutatakse või produktid tekivad. Ja selgub, et mõõta saab väga erinevalt, mõõta saab erinevaid asju selles kontekstis ja me kohe vaatame, mis asi on keskmine kiirus, keskmine üldkiirus, algkiirus ja tõeline kiirus. Mõnel lihtsamal juhul need kõik omavahel võrdsed, on üks ja sama asi, aga keerukamatel juhtudel on nad kõik erinevad ja tuleb neil vahet teha. Nagu ma ütlesin, see on peatükk, kus on väga palju pisiasju, ka faktikesi, terminikesi, et soovitan kogu aeg katsuda jälgida ja kaasa mõelda ja kui vaja, siis hiljem see loeng videost vaadata üle või ka õpikust lugeda. Õpikus on see siis tagapool, nagu ma ütlesin, peatükk 13. Väga sageli, kui meil on näited keemilise reaktsiooni kiiruste osas, siis räägitakse sellest abstraktsest reaktsioonist, kus tekib mingisugusest reagendist R, tekib produkt P, mis ei ole mitte fosfor P, eks ju, vaid lihtsalt sõnast produkt. Ja seda võib siis niimoodi üldiselt kõigi nende erinevate kiiruse variantide kokkuvõttena defineerida kui reagendi kontsentratsiooni muutust mõõdetavas ajavahemikus. Ja nüüd me tuleme kohe ka matemaatika juurde, meil on päris tubli tükk matemaatikat siin selles peatükis. Kõigepealt me defineerime kontsentratsiooni muutuse ja selleks omakorda on meil siis selline tähiskasutusel, et aine kontsentratsiooni me tähistame selle aine valemi panemisega nurksulgudesse. See on keemias küllaltki levinud. Mõned autorid teevad veel rangelt vahet hetkelise ja tasakaalulise kontsentratsiooni vahel. Ka minul vanemates materjalides on see toodud, aga selles õpikus seda vahet ei tehta ja ma ei hakka neid nüansse praegu siin esile tooma. Nii et meil on aine R, eeldatavasti siis lähteaine kontsentratsioon. Kui ta on lähteaine, siis eeldatavasti see kontsentratsioon ajas hakkab vähenema. Alguses on rohkem, pärast on vähem. Nii et me lahutame siis lõppkontsentratsioonist algkontsentratsiooni ja me saame mingi negatiivse arvu. Eks ju, T2 ajal
on meil vähem seda ainet järel, kui oli T1 ajal. Nii et delta R on tõenäoliselt negatiivne, kui reaktsioon käib meil selliselt, et R-ist tekib P. Ja ajavahemik samamoodi me lahutame lõpp kellanäidust, siis näiteks algkellanäidu, nii et see on eeldatavasti siis positiivne suurus. Ja me saame sellise suuruse nagu R-i ärakulutamise või äratarbimise keskmise kiiruse, kui me jagame siis delta R-i delta T-ga, ja kuna delta R oli negatiivne, mis panebki siia miinusmärk ette, et kiirus oleks positiivne. Ja kui R on näiteks molaarsuses väljendatud, mis on keemias väga tavaline, siis ühikuks tuleb meil mooli, liitri ja sekundi või minuti või päeva või mingi muu ajaühiku kohta. Produkti tekkimine väljendatakse analoogselt, ainult et kuna produkti lõppkontsentratsioon on eeldatavasti suurem kui algkontsentratsioon, siis me saame delta nurksulgudes P positiivse arvu, nii et produkti tekkimise järgi oleks meil see valem selline ilma miinusmärgita. Siin on seesama miinusmärkide teema veel ka korra kommenteeritud. Praktikas enamasti reaktsiooni kiirus ei ole püsiv. Millest see sõltub, selle juurde me mõne minuti pärast tuleme, aga see on enamasti mingisugune kõver. See on suhteliselt lihtne variant siin pildi peal. Kontsentratsioon väheneb, aeg kulub. Kui me arvutame lihtsalt kontsentratsiooni ja aja järgi, siis me põhimõtteliselt saamegi keskmise kiiruse, mis vastab sellele helesinisele joonele. Tegelikult kiirus alguses on suurem, lõpus väiksem, kui ta on selline, nagu selles graafikul kujutatud. Nii et selliselt mõõdetud, väljendatud suurus, kus me lihtsalt on alg- ja lõppkontsentratsioon, alg- ja lõppaeg, seda me nimetame reaktsiooni keskmiseks kiiruseks. Siin on meil ka arvutusnäide. Vesinikjodiid, see on siis vesinikloriidi raskem analoog, laguneb, gaasilised ained kõik, ja teatud tingimustel siis on mõõdetud, et 100 sekundi jooksul vähenes, see on siis ilmselt mingis gaasisegus, millimooli liitris on siin ühik, väheneb ta siis 4 millimoolilt liitrist alla 3,5 millimooli liitri peale. Ja selleks, et selliste andmetega arvutada, tulebki täpselt võtta siit need valemid, arvutada siis delta R ja delta T. Delta T on juba antud juhul on 100 sekundit, jagada need omavahel läbi. Nii et see valem tuleb väga lihtne, H-joodi järgi siis. Jällegi miinus tuleb ette, sellepärast et lõppkontsentratsioon on madalam kui algkontsentratsioon. See on siis 0,5 jagatud 100-ga ja see on 5 korda 10 astmel -3. Taskuarvuti, mis opereerib 10 astmetega, on väga vajalik sellistes arvutuses. Väga sageli meil tulevad mingid küllaltki negatiivsed, tihti on negatiivsed just astmed. Ja ühik siis millimooli H-joodi liitris ja sekundis. Kui me võtame selle sama joonise siit, siis on siin ka need konkreetsed arvud kujutatud, siis 100 sekundiga väheneb 0,5 millimolaarse võrra meil selle lähteaine kontsentratsioon. See on siis keskmine kiirus, ainult alg- ja lõpp-punkt on teada. Ahah, siin on veel ka mikromoolidesse teisendatuna see sama arv mul ära toodud. Nüüd edasi, millega meil tuleb veel arvestada reaktsiooni kiiruse väljendamisel, on reaktsiooni võrrandi koefitsiendid. Võtame uuesti selle sama näite, mis meil äsja oli. Kui meil 2 mooli H-joodi laguneb, siis me saame 1 mooli H2 ja 1 mooli jood2. Kui me lihtsalt võtaksime neist igaühe kontsentratsiooni järgi, siis me saaksime lagunemise kiiruseks 2 korda suurema arvu kui tekkimise kiiruseks. Ja siit tuleb meil järgmine termin, see on keskmine üldkiirus.
Sellisel juhul jagatakse see mõõdetud kiirus vastava aine koefitsiendiga läbi. Nii et siis H-joodi korral tuleks ta 2-ga läbi jagada. Ja see on seesama näide siis, kui meil oli 5 mikromooli H-joodi liitri ja sekundi kohta selline mõõdetud kiirus, siis keskmise üldkiiruse saamiseks me jagame koefitsiendiga, mis on antud juhul 2. Ja saame, et selle reaktsiooni keskmine üldkiirus oli 2,5 mikromooli liitri ja sekundi kohta. Nii et siis konkreetse aine puhul on lihtsalt see, mida me kontsentratsioonidest mõõdame, arvutame, üldkiiruse korral me peame koefitsiendiga läbi jagama. Sellisel juhul ükskõik, mis ainet me mõõdame, me saame alati sama arvu. Vähemalt peaksime ideaalis saama. Nii, nüüd me jõuame järgmise kiiruseni, mida nimetatakse tõeline kiirus. See on siis antud ajahetkel, kui me võtaksime nüüd hästi lühikese ajavahemiku, kui see delta T ja delta R lähevad mõlemad hästi väikeseks. Ma loodan, et olete juba nii palju diferentsiaalarvutust õppinud, kas siis koolis või siin mingis matemaatikas, et te sellist kirjapilti tunnete, jah? Mis on dr dt? Tuletis. On tuttav tuletise mõiste? Nii et siis tarbimise kiirus, kui meil ta oli siin mõni hetk tagasi, delta R jagatud delta T-ga, kui need mõlemad, siis võtame neist piirväärtusest, me saame tuletise, mis on siis dr dt ja jällegi tarbimise poole peal negatiivse märgiga, tekkimise poole peal positiivne. Ja kui meil siin nüüd on mingi reagendi kontsentratsiooni muutumine ajas, siis see tuletis vastab selles punktis puutuja tõusule. Noh, need sinine ja punane joon, kui te hoolega vaatate, nad ei ole isegi päris paralleelsed. Need siis viitavad sellele, et kui me teeksime deltade peale arvutuse, siis me ei saaks täpselt sama joont, täpselt sama tõusu, ehk siis täpselt sama kiirust, kui me saame igas konkreetses punktis selle puutujaga opereerides. Ja enamasti need kõverad on sellised, niipidi kõverad, mitte siis ülespidi kumerad, enamasti reaktsiooni kiirus aja jooksul väheneb. On reaktsioone, mille puhul ta ei vähene, on isegi need, mille puhul ta kasvab, aga valdava enamiku reaktsioonide korral reaktsiooni kiirus aja jooksul väheneb, ehk selle puutuja tõus läheb siis üha lamedamaks. Nii, see oli siis tõeline kiirus. See on suurus, mis aja jooksul muutub. Keskmine kiirus, nagu juba mõiste ütleb, keskmine, eks ju, on ajas keskmine, tõeline võib igal ajahetkel olla erinev. Edasi üks kiirus, mida on lihtsam mõõta, on algkiirus. Segame oma komponendid kokku või mingil muul viisil initseerime reaktsiooni ja püüame kohe sellest hetkest alates mõõta ka kiirust. See on siis alghetkel, kui süsteemis veel ei ole produkte. Ja siin on õpikust selline tähelepanuväärne joonis, on siis erinevate algkontsentratsioonide jaoks mõõdetud ära, kuidas siis see aine kontsentratsioon väheneb. On ka üks lagunemisreaktsioon, on lämmastik 5 oksiid, see on ka gaas, laguneb ta lämmastik dioksiidiks ehk lämmastik 4 oksiidiks ja hapnikuks. Ja kui me nüüd tõmbame, näete, need oranžid on siis erinevatest lähtekontsentratsioonidest mõõdetud kontsentratsiooni vähenemise kõverad ja paneme siis tähele, et kui me tõmbame siia need puutujad, mis on siin mustaga märgitud, siis need kõik jõuavad siin all nullkontsentratsiooni juures samasse punkti välja. See ei ole mitte juhus. Vaid siis siin on täiesti selge sõltuvus, algkiirus sõltub algkontsentratsioonist ja sõltub tema lineaarselt. Nimelt siis me võime võtta mingi kordaja, mille me saame nendest tõusudest ükskõik millisest arvutada. Ja selgub, et algkiirus on siis algkontsentratsiooni kordne.
Ja see on üldine tähelepanek, see ei kehti mitte sugugi ainult algkontsentratsioonide, vaid igasuguste kontsentratsioonide ja kiiruste kohta, aga need valemid võivad olla keerukamad, selle juurde kohe tuleme, et siis reaktsiooni kiiruses esineb üks selline suurus, mis ajas ei muutu ja seda nimetatakse kiiruskonstandiks. Mõnevõrra ebaõnnestunud termin, sellepärast igal reaktsioonil, igal temperatuuril on erinev kiiruskonstant. See ei ole mingi selline konstant nagu, ma ei tea, valguse kiirus või gravitatsiooni-konstant, mille mõõdame ükskord ära ja paneme kusagile internetti üles ja probleem lahendatud, vaid igal reaktsioonil erinevatel tingimustel on erinev kiiruskonstant ja selles mõttes on hästi palju, neid on andmebaaside kaupa võimalik siis nendega tutvuda, aga need on lihtsalt arvud. Ja ainuke asi, millest ta ei sõltu, on siis kontsentratsioonidest endast, või antud juhul siis N2O5 kontsentratsioonist. Ja kogu reaktsiooni vältel see võrrand siis püsib või kehtib, nii et selle lähteaine lagunemise kiirus mitte ainult alghetkel, aga tegelikult suvalisel hetkel, sest kui ta jõuab siit meil 0,06-ni, siis me võime ju siit mingis mõttes edasi minna, lihtsalt lüüa kella uuesti käima. Et see konstant on kogu aeg sama ja igal ajahetkel lagunemise kiirus on siis kontsentratsiooniga võrdeline. Ja sellist sorti võrrandid, need siis on erinevate reaktsioonide jaoks erinevad, aga nad siis väljendavad reaktsiooni tõelise kiiruse sõltuvust aine kontsentratsioonist. Inglise keeles on nende jaoks kena termin olemas, rate law, rate on siis kiirus või tempo, eks ju. Eesti keeles tegelikult see varasem terminoloogia on olnud teistsugune, see tuli vene keele kaudu ja kogu see mõistete süsteem oli teistmoodi üles ehitatud. Nii et kui me seda õpikut siin tõlkisime, me olime päris tõsises hädas selle kineetika peatükiga, sellepärast et selliselt nii-öelda, ütleme siis Ameerika või lääne koolkondade stiilis ei ole varem eesti keeles reaktsiooni kiirusest räägitud. On kasutatud teist mõistete süsteemi ja selle tõttu ka sellel rate law'l ei olnud siiamaani eesti keeles kodalikku vastet, kuigi kõik ingliskeelne kirjandus on seda täis. Ja lõpuks me jäime niisuguse lohiseva mõiste nagu kiiruse võrrand juurde. See ei kõla väga hästi, kui keegi pakub sellele mingisuguse hästi suupärase ja mugava eestikeelse vaste, siis me oleksime jube tänulikud. Nii et kellel on filoloogilist vaistu või on mõni tuttav filoloog kusagil võtta, kuigi me juba Tartu filoloogidega konsulteerisime, nii et üldiselt ei tulnud sealt midagi huvitavat, aga võib-olla oleks vaja täiesti uus sõna välja mõelda. Aga hetkel siis oleme jäänud sellise kohmaka termini juurde nagu kiiruse võrrand, liitsõna. Igal reaktsioonil on oma kiiruse võrrand, nii et see ei ole mingi asi nagu Newtoni teine seadus, aga need jagunevad teatud põhitüüpidesse ja neid põhitüüpe ei ole väga palju. Ilmselt annab neid ajapikku juurde avastada, aga need, mida me siin õpime, on umbes 3 või 4 tükki. Kiiruse võrrandid tüüpiliselt ongi sellisel kujul, et see kiirus on kiiruskonstant korda kontsentratsioon mingisuguses astmes. See on üldine selline kiiruse võrrandite kuju, väga levinud, ma ütleks, et tõenäoliselt 90-95 või rohkem protsenti kõigist kiiruse võrranditest on siis sellise üldkujuga. Ja seda astendajat me nimetame reaktsiooni järguks. Ta kõige lihtsamal juhul on ta 1, nagu siin selles näites ongi. Aga üldiselt ta ei pruugi isegi olla täisarv, võib olla ka murdarvulise järguga reaktsioone. Aga meie siin vaatleme mõningaid täisarvulisi juhtumeid, need on kõige tavalisemad. Kui A on 0, siis on meil kiirus on konstantne, ehk ei sõltu reaktsioonide või lähteainete kiirustest. Lollust ma räägin. Nuljärku reaktsioonis kiirus ei sõltu lähteainete kontsentratsioonidest, eks, niipidi. Ja siis on 0,
kiirus on ka on konstantne. Esimest järku reaktsioonides kiirus siis on meil kontsentratsioon korda konstant, see näide meil just oli, ja teist järku reaktsioonide korral siis selle ruudus. Need on, ma arvan, katavad ära mingi, kindlasti kokku üle poole, võib-olla 3/4 kõigist reaktsioonidest langeb ühte nendest 3 kategooriast. Ülejäänud siis juba on, kas on siis see astmenäitaja mitte täisarvuline või on seal mingid keerukamad sõltuvused. Meie vaatame neid 3 varianti siin. Esimene näide on meil siis nulljärku reaktsioon, mille puhul kiirus ei sõltu sellest, kui palju lähteaineid või üldse aineid süsteemis on. Ja enamasti ta siis sõltub mingisugusest muust tegurist, mis reaktsiooni võrrandis ei kajastu. Ammoniaaki tähendab, toodetakse vesinikust ja lämmastikust selle reaktsiooni pöördreaktsioonil, aga selleks on vaja kõrget õhku ja temperatuuri, tavatingimustel läheb see reaktsioon niipidi paraku. Ammoniaak laguneb lämmastikuks ja vesinikuks. Niisama ta ei lagune, kui meil ammoniaak on kuskil purgis või pudelis, see jääb seal ilmsesti päris kaua aega. Aga katalüsaatori juuresolekul, milleks näiteks plaatina kasutatakse, siis selline reaktsioon toimub ja ammoniaagi lagunemise kiirus sealjuures on konstantne, mis tähendab seda, et kui me mõõdame kontsentratsiooni ajas, siis ta hakkab, niipea kui see lähteaine katalüsaatoriga kokku puutub, hakkab ta langema ja püsib siis konstantsena see langemise kiirus, kuni ammoniaak on otsa saanud. Siis loomulikult langeb kiirus nulli. Ehk siis kiirus ise, näete, aja jooksul ta on konstantne ja siis langeb äkiliselt ära, kui lähteained otsa lõpevad. Seda tüüpi, nagu ma juba ütlesin, reaktsioonidel enamasti siis on mingi väline tegur, mis reaktsiooni võrrandis ei kajastu, mis selle kiiruse määrab. Antud juhul selleks on katalüsaatori pinna suurus. Mida suurem katalüsaator, seda kiiremini see reaktsioon toimub, aga siin meil katalüsaatorit ei ole reaktsiooni võrrandis, nii et sellepärast see siis ei paista välja. Ja teine tüüpiline näide on fotokeemilised reaktsioonid, kas või fotosüntees taimedes, sõltub valgusest, eks ju. Mida rohkem valgust, seda kiiremini sünteesib, see on muidugi mingi ülempiir, lõpus kusagil saavad muud asjad juba otsa seal taimel. Aga teatud vahemikus on siis see kiirus otseselt sõltub valgusest, mitte lähteainete kontsentratsioonidest. Nii, see oli siis nulljärku reaktsioonid, enamasti mingi väline tegur, mis kiiruse määrab. Esimest järku reaktsioonid on siis sellised, kus kontsentratsioon hakkab vähenema eksponentsiaalselt. Neid tavaliselt tuletatakse igas õpikus, igas veebisaitis, mis tegeleb esimest järku reaktsioonidega, on see tuletuskäik olemas. Me ei hakanud teda siia ümber kirjutama. Kui te tahate seda vaadata, vaadake seda õpikust, ma olen üpris kindel, et ta on Wikipedias olemas ja arvatavasti, kui teda otsida, siis leiab veel teda kümnetes esitustest, nii et keda see huvitab, vaadake, kuidas moodi teda tuletatakse. Aga tulemused on siin siis kirjas, kui meil on algkontsentratsioon ehk kontsentratsioon ajahetkel T ja, vabandust, see on siis lõppkontsentratsioon, ja algkontsentratsioon on kontsentratsioon ajahetkel 0, siis nende suhte logaritm on miinus kiiruskonstant korda aeg, ehk kui me avaldame siit kontsentratsiooni ajahetkel T, siis on see ajahetkel 0 kontsentratsioon korda E astmel miinus kiiruskonstant korda aeg. Ja vastav kõver siis näeb välja selline, see oranž variant on iseloomulikum, siis selline, alguses on reaktsioon kiire, ajapikku läheb aeglasemaks. Täpselt sama näide, muideks esimest järku reaktsioon oli meil ju ka see näide, näete, need kõverad siin kõik on tüüpilised esimest järku reaktsiooni kontsentratsiooni kõverad. Kui K on väike, siis me ei pruugi isegi alguses märgata, et tegemist on kõveraga. Ta võib olla niivõrd sujuv alguses see kõver, et tundub sirgena. Näete, seal rohelist on suhteliselt raske öelda, et ta kõver on. Kui hoolega vaadates võib-olla ikkagi näete.
aga siis suuremate kaarde korral on see kiiruse muutumine selgelt näha. Ja sama N2O5 lagunemine, siis, millest juba oli juttu, või siis tsüklopropaan on selline ühend C3H6, selle muutumine propeeniks, mis on teine C3H6, on hea näide, mida on palju uuritud. Ja siin ongi selle C3H6 kohta siis selline graafik toodud. Siin on meil kontsentratsiooni logaritm ja siin on aeg, on konkreetselt mingid näited, õpikus on see näide ilmselt detailsemalt lahti kirjutatud. Juba paar aastat, kui ma neid slaide tegin, ma täpselt enam ei mäleta, mis jutt sinna juurde käis, aga siin on mingid arvud, nii et ilmselt on seal mingi näide. Vaadake ise järele. Ja mis siis tähelepanek siin on, et kontsentratsiooni logaritm sõltub ajast lineaarselt. See on esimest järku reaktsiooni nii-öelda, kui on kahtlus või arvamus, et äkki on tegemist esimest järku reaktsiooniga, siis selline klassikaline viis seda teha on mõõta kontsentratsiooni eri ajahetkedel ja selline graafik joonistada ja vaadata, kas see tulemus on sirge. Kui on sirge, siis on tegemist esimest järku reaktsiooniga. No, vahel küll võib juhtuda jällegi, et kui see aeg on ebapiisav olnud, et siis juba tundub see ilma mingi logaritmitagi sirge. Et siit peab jälgima, et oleks piisavas ajavahemikus ja kontsentratsioonide vahemikus mõõtmisi tehtud. Esimest järku reaktsioonide korral on selline kasulik suurus nagu poolestusaeg. Poolestusaeg siis näitab aega, mille jooksul pool lähteainest on ära lagunenud. Ja siin on seda hästi kujukalt nende punaste ja kollaste ruutudega demonstreeritud. Siin on meil 4 × 4 ehk 16 ruutu, see on siis algkontsentratsioon. Kui meil on üks nii-öelda poolestusaja jagu on ära, siis on meil pool alles. Pooled ruudud on punased, pooled on kollased. Pärast järgmist poolestusaega on meil veerand alles, näete 4 ruutu on punased. Pärast järgmist poolestusaega on veel 2 ruutu ehk 1/8 algväärtusest alles. Ja nii edasi. Nii et mitte niimoodi, et kui on 2 poolestusaega läbi, siis on kõik ära kulunud, vaid see on igast antud hetkel mõõdetud kontsentratsioonist nii-öelda uuesti läheb see siis. Ja poolestusaeg on kiiruskonstandi pöördväärtus korrutatuna naturaallogaritmiga 2. Jällegi seda on suhteliselt tuletada. Keda see huvitab, vaadake, kuidas see tuleneb, aga seda valemit läheb teil kindlasti tarvis. Nii, see on peast tegemise ülesanne, muidugi kes tahab, võib võtta taskuarvuti välja. Aga kui reaktsiooni poolestusaeg on 5 minutit, siis millise aja möödumisel on jäänud alles 12,5% ehk 1/8 lähteainest. Nii, kas keegi hõikab vastuse? 15 pakutakse. Milliseid variante veel tuleb? Kuidas me siis arutleme? 5 minutiga on järel kui palju lähteainest? Kui alguses oli 1, siis pärast seda on järel pool, eks? Järgmise 5 minutiga on järel kui palju? Veerand, eks? Ja veel järgmise 5 minutiga parasjagu 1/8, mida on küsitud. Nii et 5 + 5 + 5, 15. Ja see on ka antud juhul õige vastus. Nii et siis iga poolestusajaga läheb 1 pool sellest, mis selle aja alguses oli, siis kaduma või mitte kaduma tingimata, vahel on see oluline, et ta reageeriks. Samale matemaatikale alluvad ka tohutu hulk füüsikalisi protsesse. Radioaktiivne lagunemine on tavaline, millest räägitakse, aga neid on veel. Et siis see ei ole sugugi mitte ainult keemias tuntud selline seos ja võrrand. Nii, see oli meil esimest järku reaktsioonid, 0 ja esimene. Nüüd tuleb meil siis teist järku reaktsioonid ja teist järku reaktsioon on siis selline, kus meil on, ma polegi seda kiiruse võrrandit kirjutanud, ega mitte ka esimese juurde, aga põhimõtteliselt siis on meil konstant korda kontsentratsioon ruudus
Ja siin on sellised seosed tuletatud, et kui meil on vaja ajahetkel T kontsentratsiooni, siis me leiame tegelikult seda pöördväärtuse kaudu. Ajahetkel T miinus ajahetkel 0, nende pöördväärtuste vahe on KT, ehk siis sellise võrrandiga me saame teada, kui meil on teada algkontsentratsioon, konstant ja aeg, siis kui palju on ajahetkeks T ainet järel. Need kõverad näevad välja sellised, nad on siin siis joonistatud. Ma pakuks, et need hallid on esimest järku. Hallid peaks olema siis esimest järku, ehk sama joonis, mis meil siin juba oli värvilisemana, see joonis. Ja rohelise ja oranžiga siis on teist järku, nii et näete, tegelikult on nagu aeglasem, sama aja peale on vähem ainet ära kulunud, kui on sama K. sama algkiirus. Ja kui te otsite, tahate teada, kas on tegemist teist järku reaktsiooniga, siis tuleb joonistada graafik selliselt, et meil on kontsentratsiooni pöördväärtus. Eelmisel oli meil logaritm, siin siis pöördväärtus vertikaalteljel ja sellisel juhul me saame siit tõusust ka automaatselt kätte kiiruskonstandi. Et need on need asjad, mida tavaliselt tehakse, kui on tundmatu reaktsioon või uus reaktsioon, siis mõõdetakse need kontsentratsioonid ja sealt edasi võib niisugused graafikud siis joonistada ja vaadata, mis annab sirge maa joonisse, ega ta tavaliselt päris sirge ei tule ühelgi juhul, ikka mingid mõõtmisvead on peal. Reaktsiooni järk määratakse katseliselt. Enamasti, kui me vaatame reaktsiooni võrrandile peale, võib-olla kogenud keemik või kineetik suudab ka pealevaatamise teel midagi öelda, aga vähemasti ilma paljust aastast kogemust omamata lihtsalt reaktsiooni võrrandile peale vaatame tavaliselt järku, siis suuda kindlaks teha. Nii et see ei ole otseselt millegiga seotud, mis võrrandist on võimalik välja lugeda. Teine asi, meil on küllaltki sageli mitu lähteainet. Seni oleme vaadanud niisuguseid, et on üks lähteaine, sellega on lihtsam opereerida. Praktikas meil enamasti on mitu lähteainet ja sellisel juhul me räägime reaktsiooni summaarsest järgust, mis on nende astendajate summa. Nii et meil võib summaarselt olla ka 3. ja 4. küllaltki sageli järk. Nüüd sellised reaktsioone, mis sõltuvad 2 või rohkema lähteaine kontsentratsioonist kiirus, neid on tülikas uurida. Seal võib olla erinevad reaktsioonivõrrandi koefitsiendid mängus, erinevad astendajad, eks ju, see kõik on tehniliselt keeruline uurida ja selle tõttu üritatakse süsteemi muuta või sättida selliselt, et osade kontsentratsioonide mõju oleks võimalikult väike. Praktikas see tähendab seda, et ühte reagenti on hästi palju, teist võtakse tunduvalt vähem, siis seda, mis on palju, selle kontsentratsioon muutub suhteliselt vähe, eks ju. Kui ühte on näiteks 1 molaarne ja teist on 1 millimolaarne, siis kui see 1 millimool on ära kulunud, siis on meil teist 0,999 mooli veel alles. See muutus oli väga väike, eriti kui ta suhtarvuna võtta, 1/1000, ja seda võib sageli ignoreerida, ehk siis räägitakse pseudo esimest järku reaktsioonist mingi lähteaine suhtes. See on väga tavaline viis reaktsioonide uurimiseks, et siis saada üldse aru, et joonistada neid samu sirgeid, mida siin äsja sai vaadeldud. Selleks siis tihti viiakse reaktsiooni läbi nii, et ühte lähteainet on täiesti ikka kordades, võib-olla 1000 korda rohkem, et saada siis aru, mis järku ta on ühe aine suhtes, mis järku, siis vaadatakse ära situatsioon, teise aine suhtes ja nii edasi. Nii et see on siis pseudo esimest või pseudo teist järku reaktsioon, mida küllaltki palju reaktsioonide uurimisel kasutatakse. Nii, need olid meie reaktsioonijärgud siis 0, 1 ja 2, mida me siin vaatleme, teisi variante võite kusagilt soovi korral ennast juurde harida. Ja
praktikumis ma arvan, et ka enam-vähem nendega see asi meil siin piirdub. Edasi räägime sellisest asjast nagu reaktsioonimehhanismid. Ehk siis, kuidas ikka see reaktsioon kulgeb. See on tihti keemikule väga oluline küsimus, eriti kui on midagi muuta või sättida tarvis reaktsiooni juures. Nii et tänapäeval praktiliselt, kui mingit uut ainet sünteesitakse või mingit uut reaktsiooni uuritakse, siis ilma mehhanismita nagu ei olegi millestki rääkida. See on väga-väga tavaline, kui te loete teadusartikleid, siis reaktsioonimehhanismide uurimine on, ma vakuks, et tänapäeva keemia üks põhilisemaid asju üldse. Enamasti selline reaktsioon, mida võrrandina kirjutame, see on nii-öelda brutovõrrand, see ainult näitab, kui palju mida omavahel kokku segada ja kui palju sealt saab. Enamasti mehhanismid on mitmeetapilised, midagi saab kokku, sealt tekib mingi vaheühend, see saab järgmisega kokku ja lõpuks siis tekib see, mida me produktina tunneme. Eristatakse siis elementaarreaktsioone ehk elementaarakte. See on siis selline üksik, enamasti kahe, võib-olla ühe ainukese molekuli osavõtul toimuv protsess või selle etapp, kus siis midagi küllaltki konkreetset toimub. Elementaaраktide järgnevus on siis reaktsioonimehhanism ja mehhanisme uuritakse tänapäeval väga erinevate füüsikaliste ja keemiliste meetoditega, aga üks esimesi asju, mis praktiliselt alati ära tehakse, ongi kineetika mõõtmine, ehk siis mis järku on reaktsioon erinevate lähteainete suhtes, sest see annab kohe meil esmase info kätte, kohe ma näitan ka, kuidas, milline see mehhanism olla võiks. Tegelikult reaktsioonimehhanismi lõplikult ära tõestada on peaaegu võimatu. Sellepärast, et me tegelikult ikkagi ei näe sinna katseklaasi sisse molekulaarsele tasemele välja. On tänapäeval mitmesuguseid spektroskoopilisi meetodeid, mis tõesti võimaldavad üksikute atomite liikumist jälgida, aga need on väga keerulised, kallid ja sageli ka ainult lihtsamatele reaktsioonidele saab neid rakendada. Nii et tegelikult küllaltki sageli ka teaduskirjanduses tänapäeval kohtab artikleid, kus on siis näidatud, et mingisugune varem tõeseks peetud mehhanism on ikkagi teistsugune. Aga üks asi, millele igasugune pakutav mehhanism peab vastama, ongi siis kineetika ehk milliste kineetiliste mõõtmistega see asi kooskõlas on. Ka uus väljapakutav mehhanism peab alati olema siis varasemate kineetiliste mõõtmistega kooskõlas. Aga kineetika üksi ei anna meie tavaliselt kätte kogu mehhanismi. Kui me äsja rääkisime reaktsiooni järgus, siis teine suur, mis on seega kohati väga sarnane, nii et tuleb vaadata, et mitte segamini ajada, on reaktsiooni molekulaarsus. Meil on samuti, nagu meil on esimest, teist ja kolmandat järku reaktsioonid, on meil 1, 2 ja 3 molekulaarsed, 0 molekulaarsed reaktsioone vist ei ole olemas. Pole nagu kuulnud. Näide on siin osooni lagunemine. Osoon tekib meil kõrgemas atmosfääri kihtides. Ilmselt olete kuulnud osooni aukudest. See lagunemine, küll mis osooni auke tekitab, on freoonide mõjul ja see on natukene keerulisem nähtus. Aga lihtsalt, kui me toome osooni siia alla maa tavalisse tingimustest ja siin kaua ei püsi, õnneks ei püsi, sest ta on tegelikult agressiivne ja mürgine. Nii et siis 2 osoonimolekulist tekib 3 tavalise hapnikumolekuli. Me võiksime esmapilgul mõelda, et see ongi just täpselt niimoodi, et põrkavad 2 osoonimolekuli omavahel kokku ja aatomid kuidagi paigutuvad ümber ja lendab laiali 3 O2. See oleks siis nii-öelda üks võimalik mehhanism ehk üheastmeline mehhanism. Asja on uuritud ja tegelikult asi nii lihtne ei ole. Selgub, et tegelikult meil on tegemist siin keerukama mehhanismiga, nimelt üksik osoonimolekul
nii nagu ta on, ei põrka millegagi kokku, vaid laguneb hapnikumolekuliks ja hapnikuaatomiks. Vaba aatom loomulikult kaua ei püsi, vaid siis põrkub omakorda teise hapnikumolekuliga või ka lämmastikuga põrkudes midagi ei juhtu, nii et ta põrkub varem või hiljem teise osoonimolekuliga ja siis juba tekib 2 O2 veel juurde. Nii et see vaheühend, antud juhul lihtsalt aatom, see siis kulutatakse järgmises reaktsiooni etapis ära. Paneme seda tähele, et sellisel juhul meil osaleb 2 osakest, 2 osoonimolekulit peavad omavahel põrkuma ja see on bimolekulaarne ehk molekulaardusega 2 toimuv reaktsioon. Teisel juhul esimene etapp hõlmab ainult seda üksikut lagunevat osoonimolekuli, ehk see esimene etapp on monomolekulaarne. Õpikus on nad 2 leheküljel kogu selle katse jutuga ära kirjeldanud, võite seal lugeda, seal on konkreetsed arvud ja asjad, kuidas moodi seda saab näidata, kummaga nendest tegemist on. Ja ma võin ära öelda, et see parempoolne on see, mis siis on kooskõlas kineetikaga, vasakpoolne mitte, aga siinkohal ma seda selle vahe tegemist teile rääkida ei jõua. Olgu veel öeldud seda, et trimolekulaarse ehk siis 3 osakese üheaegset põrget nõudvad mehhanismid on üliharva. See on väga ebatõenäoline, et õiged osakesed korraga ühte kohta kokku tulevad. Enamasti niisugused reaktsioonid oleksid liiga aeglased, nii et praktikast meil on enamasti mono- või bimolekulaarsed etapid. Ja kui te kirjutate reaktsiooni võrrandeid, kus teil on koefitsiendid vahel lähevad 10-ni välja või isegi rohkem, siis võite arvata, et seal on tegemist palju keerukamate mehhanismidega, sest loota, et need 10 molekuli kõik korraga tulevad ühte kohta kokku ja siis midagi teevad, on natukene naiivne, ütleme nii. Nii et tegelikult siis on meil enamasti bi- või monomolekulaarsed etapid. Elementaraktile saab ka kirjutada kiiruse võrrandi ja siin on siis need näited, kui meil lihtsalt on mingi asi, mis laguneb produktideks, siis on see kiiruskonstant korda selle A kontsentratsioon. Kui me saavad 2 asja kokku, siis on küsimus, kas on sama aine molekul või erinevad molekulid vastavalt sellele siis kas 2 eri asja kontsentratsioonid või selle ühe ainukese ruudud. Ja siin on ka veel trimolekulaased ära toodud, kuigi need on praktikas üliharuldased. Ja kui me nüüd oletame mingit mehhanismi, siis me saame need etapid ükshaaval välja kirjutada ja iga etapi jaoks siis sobiva kiiruse võrrandi. Ja siis me saame võrrelda seda eksperimentaalsete mõõtmistega, need näited on jällegi õpikus, ja võidakse siis vähemasti välistada osa võimalikke mehhanisme. Enamasti ainult kineetika põhjal mehhanismi kindlaks teha ei õnnestu, aga välistada küll. Me saame öelda, et see ta ei ole, sest kui ta oleks see, oleks kiiruse võrrand selline, aga näete, tegelikult ta on selline. Nii et see on siis meie elementaraktide jutt. Kui meil on mitu etappi, siis tavaliselt on erinevate kiirustega. Ehk üks neist on kõige aeglasem ja seda me nimetame kiirust limiteerivaks etapiks. No samamoodi nagu, ma ei tea, kui sa kas või liikluses, jah, see ristmik, mis on kõige väiksema läbilaskevõimega, see tekib ummik, eks ju. Ja see määrab lõppkokkuvõttes selle, kui palju autosid teise linna otsa jõuab. Ülejäänud võivad olla kui tahes laiad, aga kui ühes kohas on kitsas koht, siis see määrab meie kiiruse. No siin on selline õpiku joonis, alguses on need punased reagendid, siis tekivad mingid vaheproduktid, mis on siin nende siniste kerakestega tähistatud ja siis lõpuks tekivad produktid, võime kujutada ette mingit muutuva diameetriga toru. Ja siis on selge, et siin on meil avar läbipääs, siin on kitsas läbipääs
see määrab selle, kui kiiresti need rohelised kerad meil sinna paremale tekivad. Ja seda saab ka seostada energiaskeemiga. Ehk siis, kui meil on mingi energiahulk, mis on ühes või kolmandates süsteemides siis sees, siis siia vahele tekib niisugune energiabarjäär. Ehk siis siit on raske läbi minna, selleks on vaja energiat. Ja selles aeglases etapis, see on siis meil C-kõver, on meil see energiabarjäär kõrgem, ehk siis, et sellest väiksest avast piltlikult öeldes need molekule läbi sundida, on vaja palju energiat. Õpikus on tervelt 3 leheküljel lahatud sellist mehhanismi nagu lämmastikmonooksiid ja hapnik, tekib lämmastikdioksiid. Ja seda, kui tahate põhjalikult uurida, nagu ma ütlen, see on 3 leheküljel, seal on hästi detailselt see asi lahti kirjutatud koos konkreetsete faktide ja arvudega, kuidas siis sellise reaktsiooni ja muuhulgas ka limiteeriva etapi kindlaks tegemine reaalsuses käib. Siia vahele üks asi, mida ei ole õpikus, aga mida ma kindlasti tahan teile rääkida, see on heterogeense reaktsiooni kiirus, see on siis see, kui meil lähteained on erinevates agregaatolekutes. Antud juhul tuleb kõne alla see, kui üks neist on tahke ja teine on gaas. Aga põhimõtteliselt ka, kui tahket ainet vedelikus reageerid lasete, on täpselt samad printsiibid, et siis kokkupuute pinna suurus on oluline. Mida rohkem, suurem on kokkupuute pind, seda kiiremini saab igast küljest nii-öelda gaas ligi tahkele faasile. Ja kui on tegemist siis vedela faasiga tahke kõrval, siis viskoossed asjad ei reageeri hästi, sellepärast et sa ei saa molekuid nii vabalt liikuda. Ja segamine on väga oluline, arvatavasti olete juba kusagil ka laboris segajatega kokku puutunud, mitte see segaja, et naaber segab ja see teha, vaid see segaja, mis siis ajab teil kolbis ainet ringi. Need on vähemasti magnetsegajad, panete niisugune magnetiga. Magnet on sees, ümber on mingi plast või klaastoru põhja ja siis põhja all käib magnet ringi. See on hästi praktiline, kui on viskoossemad segud, mida magnetsegajaga segada ei anna, siis pannakse ülevalt mootoriga sisse niisugune jäik segaja, see on siis natuke jõulisem variant. Peenestatud tahked ained reageerivad tihti ootamatutel viisidel. Selle peatüki kõige esimesel slaidil on mul pilt. Näete, see pilt siin, see on rauapulbri põlemine gaasipõleti kohal. Sellest on ka YouTube'is videoid, kes tahab seda oma silmaga näha. Ja põhimõtteliselt võite seda ka kodus proovida, kui teil on mingi rauatükk ja viil või mõni muu selline mehaanilist pulbrit teha võimaldav vahend, siis viilige natukene ja kui teil on gaasipliit muidugi ka, elektripliidiga seda ei saa teha. Gaasipliit või mingi muu lahtise leegiga siis põleti, siis võite puistada seda rauapuru sinna sisse ja vaadata, kuidas raud põleb. Täiesti edukalt põleb ja siin on seda palju pandud, et niisugust pilti teha. Näete üksikuid sädemeid, kui teil arvatavasti on väike kogu, võite otse viilida selle leegi kohal, siis kohe kukub leeki ja kohe on näha, ärge ennast ära kõrvetage. Nii et see on siis üks näide. Teine asi, mida me vahel unustame ära, on see, et kiire reaktsioon võib viia ka plahvatuseni. Ja siin on mul mõned videod. Ja see on selline klassikaline video aastast 2008, kus nad siis täidavad sellise, näete, päris inimese mõõtmetega võrreldava toru saepuruga. Saepuru on siis, kui te olete proovinud ahju saepuruga kütta, siis teate, ega ikka põleda küll ei taha.
ma olen seda kunagi pidanud tegema, siis kogu aeg segaroobiga, et natukenegi mingisugust protsessi oleks. Aga nendel on siin siis saepuruga täidetud selline mingisugune silinder, saepuru on maha ka läinud siia ümber, ja siin on neil siis mingi gaasiballoon, kus nad siis saavad selle saepuru nii-öelda siis selle gaasi abil välja visata korraga terve selle täie. Ja nad panevad siia mingi säraküünla või mingi muu asja, mis teda siis süütama peab. Nii, siin ta siis keerab selle gaasi lahti ja terve see täis seda saepuru siis sõna otseses mõttes hetkega põleb ära. Tuleb niisugune ilus suitsurõngas veel hetkeks. Nad näitavad seda korda veel ka aegluubis. Näete, algul lendab see saepuru välja ja siis see leek tuleb talle järele.